hirm kogu aeg kaotada kedagi, oled sa seda tajunud, eks? Ehk võib-olla mitte ka ise hirmu ära surra, aga oma lähedast näiteks kaotada. Et mida sina nagu annaksid, nõustaksid, et see, kuidas nagu seda nagu pehmendada, kuidas seda nagu iseenda jaoks nagu kergemaks teha, et sellest hirmust kuidagi vaikselt nagu läbi tulema, sest noh, oled nõus, et nagu sa ütlesid ka, et kõik täna ei ole valmis. Ja see ongi okei, sellepärast, et kui sa täna ei ole valmis, see on väga okei. No küll tuleb aeg, ja siis on see tunned kohe ära, midagi ei pea siin elus ju vägisi tegema ja kõik kogemused tulevad õigel ajal. Ego võib-olla ütleb, et ma tahan täna kõik ära teha, eks. Homme ole valgustunud näiteks, eks. Aga mis siis, kui sa oledki täna jumala õiges kohas, ei peagi enda puhul midagi muutma, võid aktsepteerima just sellisena ennast ja võib-olla lihtsalt vaikselt need, mis üles tulevad, lihtsalt vaatlema neid, siis neid hirme. No, nad on hirmsad ju, kuidas sa vaatad hirmu, kui ta on hirmus on. Ja loomulikult sul on õigus, ega kõik mehed laagrisse ei mahu ja ei peagi tulema selleks nüüd korraga kohale. Aga mida saab kohe teha? Esimene asi, mis mul pähe tuli, mida ma soovitaksin sellises olukorras on see, et hakka sellest rääkima. Hakka jagama. Võtad oma kallima. Tead, mul on selline hirm, et ma kardan sind kaotada. Ja ma ei tea, mis juhtub. Kumb meist nüüd ennem siin haigeks jääb või mis võib juhtuda on ju. Et viimasel ajal ma järjest rohkem tunnen hirmu, et kas ma lähen ise või lähed sina, et hakkame sellest rääkima ja siis me tegelikult paljastame hirmu. Võt, kui huvitav, hirm on tegelikult see, mis on nagu kõige suurem illusioon. Alati hirmu taga on tühjus. Ehk et hirm on nagu õhupall, sa puhud ja vaatad sinna sisse, mis seal sees on, lihtsalt õhk. Ja kui sa selle õhupall lõhkeb, alles ei jää suurt mitte midagi. Ja see, kui sa sellest saad juba vabamalt rääkida, teate, mul on selline hirm, räägid oma töökaaslastega või oma ülemusele või minu pärast lastega räägid sellest, et näitad oma seda haavatavust. Sest et see on okei, et kui anna andeks, kui sa tänapäeval iga päev seda aktuaalset kaamerat vaatad ja Postimehest loed, siis sul ongi see hirm. Sa kardadki sõna otseses mõttes, kurat, et nüüd surevad, kärvavad kõik maha. Siis räägime sellest, lahustame seda, lubame sellel niimoodi ruumis, nagu ma ütlesin, et täna me toome siia selle elevandi tuppa ja avalikustame selle, siis sina võid seda sama teha. Selle asemel, et mokk maas vaadata neid uudiseid, võtke see teema, lülitage need raadiod ja televiisorid välja, võtke see teema ümmarguse laua taga koos oma pereliikmetega. Nii, nüüd on selline olukord, on ju, mis me teeme, kes meist veel kardab, mina kardan täiega. On ju, et räägime sellest ja laseme sellel pingel lahustust, et see on pinge, mis tahab lihtsalt. Ja pärast me saame sellest läbi hingata ja võib-olla arutada neid asju, aga mis siis saab, kui ma ära lähen? Ja iga mees peaks võib-olla nagu mõtlema selle peale, okei, et kui tulebki minu tund kätte, et mis ma tahaksin näiteks, te võite näiteks oma elukaaslasele rääkida, kas te tahate, et teid maetaks või tahate, et teid kremeeritaks või rääkige oma pärandi asjad läbi. Tehke seda ja kui see muutub nagu normaalseks vestluseks, et me ei räägi, lõpeta ära, ma ei taha seda kuulata, et me ei jookse selle eest ära, sest hirm saab jõudu nagu unenäost. Tead, kui keegi sind taga ajab. Sinu tagaaja saab jõudu nii kaua, kui sa eest ära jooksed. Aga kui sa keerad otsa ringi ja ütled, no tule, siis ta on kadunud. Ja hirmuga on täpselt samamoodi. Mida rohkem me sellest julgeme nendest asjadest rääkida, seda vähem hirmsam see tundub tegelikult. Ma olen täiesti nõus, et täpselt sama kogemus, mida ma ise olen kogenud ja läbi teinud, et hirmusurm on see, et me julgeme selle nähtavaks tuua ja väljendada. Ükskõik mis kohast, isegi siis, kui sa ei julge veel täna nagu kellelegi seda rääkida, siis võta kas või kirjuta see endale välja, enda seest välja, aga hakkan seda nagu väljendama seda, sest hirmu olemus on ka energeetselt selline kogum, mis ta nagu mingit moodi pingestab energiaid ja see ongi koht, kui me julgeme selle vabaks lasta, alistuda mingit moodi. Ma olen öelnud ka, et alistumine ei tähenda alla andmist, vaid see on lihtsalt sammu tagasi astumine ja vaatlemine. Et ma alistun korraks sellesse hetke, siis mis juhtub? Meie energiat hakkavad vabanema jälle ja liikuma. Me ei võitle selle hirmuga, me ei toida seda hirmu enam, vaid räägin, ja mul on päriselt ka
hirm ära surra. Mul on päriselt ka hirm oma näiteks lastest ilma jääda. Mul on päriselt ka oma naisest ilma jääda.